Tere kõigile, laupäev 21. november ja siin on 3 kaarti tänasesse päeva. Valige väljas üks, mis võiks kõige paremini resoneerida tänase päeva energiatega või hoopis valige 3 kaarti, 1 kaart igasse päeva osasse või soovige lihtsalt too 3 soovi või küsige oma 3 küsimust ja kuulake ära, mis kaarti teil teile rääkida on. Ja tänase päeva esimene kaart on karikate 3. Karikate 3 tähendab sõprust, teid ümbritsevate inimeste lähikonna tuge. Samuti tähendab see kaart ka tähistamist sõpradega. Võib-olla kokkusaamist väikest sõprade ringis, võib-olla lähete tüdrukute või heade sõpradega välja. Teete midagi, mida te armastate. Ja võib-olla tõepoolest sööte fantastilist krevetikokteili. Fantastiline kaart. Kaart number 2 tänaseks on sauade kuningas. See on tugev, otsusekindel, karismaatiline meesterahvas. Väga suure tõenäosusega on ta lõvitähtkujust. Sel mehel on väga head juhiomadused ja suure tõenäosusega on see abielumees. Teil võib-olla tuleb tänasel päeval sellise meesterahvaga tegemist teha. Või päevakaardina võib ka näidata seda, et kuna lõvi on väga-väga isepäine, siis on tõenäoline, et teil tuleb seista oma põhimõtete ja soovide eest. Aga kui te seda teete, siis kasutage oma intuitsiooni. Sellepärast mitte kõik ei nõua tegelikult vastu vaidlemist, aga kasutage oma intuitsiooni. Ja seiske selles, mis teile tundub täiesti vale ja teid eirav. Seda tehes te pälvite tööalase tunnustuse edu. Samamoodi. See on hästi hea kaart blogijatele, sellepärast, et lõvi armastab tähelepanu. Ja seda tähelepanu te tänu sellele kaardile ka saate. Suhetes. Kas teie kallim on? Ma ei saa öelda, et see oleks nagu väga palju suhete koha peal. Kui tõesti te räägite suhetes, siis seal võib olla kas takistuseks või abiks selline meesterahvas. Aga nüüd ongi see, et usaldage oma intuitsiooni ja seiske enda eest. Ja kaart number 3 täna on karikate 5. Karikate 5 on selline kaart, kus mitte midagi ei ole nii, nagu tahate, kõik on pahasti, kõik on valesti, kõik võiks olla paremini. Ühesõnaga, te keskendute sellele, mis on halvasti, näete. Aga tegelikult see on nii palju, mis teid toidab nii vaimselt kui füüsiliselt, seda kõik on veel alles ja teil on tegelikult nii palju ressursse, mida kasutada, aga teie lihtsalt keskendute kõigele sellele, mis on teie meelest valesti. Pöörake natukene tähelepanu sellele, mis on teie ümber, tegelikult on kõik väga hästi. Siin on tänased 3 kaarti teiega, oli Kristel ja kohtume juba homsete kaartidega homme.